No nii, sõbrad, me oleme Tondiraba areenal, algamas on Evecon Raju 18. Meie oma poiss Maicel Astur on tänase õhtu main event. Siiralt loodame, et 5-0 rekord on tõsiasi. Elage meile kaasa sellel õhtul ja me näitame parimaid hetki, momente, intekaid ja nii edasi. Nii et jääge meiega. Let's go! Bam! Vaadake 1-2 maks. Oh, welcome fight fans! We are live in the biggest MMA event ever in the Baltic States. From right here in the Tondiraba IJssel in Tallinn. Get ready for an unforgettable night of action. This is Evecon Raju 18! Neljamehe turniiri 2 poolfinaali läbi. Randel Uibo selge domineerimine 3 raundi. Nüüd soomlane ka pigem domineeris, aga sai korralikult ühe paugu vastu nina, et läheb siukse ninaga finaali. Et mis sinu kokkuvõte? Siuke pool kukkumise pealt läks. Excuse me. Pool kukkumise pealt sai põlvega näkku, täpselt lõikas suure kati siia peale. Aga tundub, et veri sai kinni, et seda nüüd vaseliiniga tupsutatakse kindlasti seal veel, et ta nagu kuivaks täitsa ära selle asja. Ja ole näha, mis finaalis saab, aga pigem arvan Randelil nagu väga hea võimalus turniir ära võtta. No seal üks korralik pauk ninna ja see on veri lahma peale. Aga siiamaani väga tasemel amatöörfaidid on, nii et let's go, lähme edasi. Ikka mingi vend kõndib keskel. Seda näe. Blondi peaga Maike, seda pole ammu näinud. Habemeta, jah. Juuksed on läinud nüüd alla poole. No kui ta on siis? Ärevus, ootusärevus, tunne hea? Tunnen hea, ärevust ei ole. Pigem, kui ma näen, et ta ise on hästi rahulik, siis ma olen ka hästi rahulik. Ja ma tean, tal on väga tugev ettevalmistus, nii et ainult pöidad pihus. Let's go, tuleb ära 5-0. Ja ma usun ka. Praegu on siis õhtu esimene paus ja peale pausi hakkab kohe siis Jevgeni Kabanetsi pro debüüt. Peale seda Madis Mäeste ja Ujar, mida me oleme oodanud, sellel on kõva haip. Ja siis on neljamehe turniiri finaal, nii et järjest aina kuumemaks läheb. Ainuke siis semi-pro fight, mida me veel täna näeme, on siis soomlase ja Randel Uibo vahel. Ja nii et aina kurjemaks asi läheb, nii et püsige lainel. Õhtu esimene pro fight. Väga pingeline, lüüakse golfkikke. Mõned mehed on üsna kiired, teravad. Lüüakse ka palju mööda. Siiamaani väga huvitav fight on, siuke tehniline, et ootame lõpetust. Korralik kombo ja teikta. Mõnus. Kabanets võttis mehe maha. Kontrollis fighti teist raundi täielikult. Ikka ma ootan lõpetust,
with a by TKO. The journey starts now. Yevgeny Kabinets! Chillid rahulikult kontoolis. Mehed hakkavad võitlema. Kohe läheb Mäeste Ujari vastu Puuri. Loodame, et võit jääb Eestisse. Siit on väga hea. Suured ekraanid. Mõnus. Kiljoga. Essa round giljotiin. No, kohe sai pea kätte raisk. Ujar, aplaus. Pole midagi öelda. Väike üllatus muna, kuna Somm ei saanud siis finaali tulla nina vigastuse tõttu, siis teine eestlane läheb Uibo vastu, nii et vaatame siis, kes selle koju võtab täna. Võta teine käseb taga! Taga! Puud! No nii, oleme kinni püüdnud siis Martin Järveoja. Kellele siis täna enim kaasa elama tulite? Eks ma Kristjani pärast tulin, et vanad sõmud ja nii-öelda kunagi kolleegid on, aga ma usun, et kõigile eestlastele. Provotseerivalt siis käis meil saates, siis ütles ka, et on sind kunagi Matile ära võitnud, et mäletad sa seda hästi või kuidas see oli? Aga neid kordi ei maininud, kui ma talle tegin ära, nii et eks me ikka kõik tavaliselt jäävad need positiivsed asjad meelde, aga väga tore on sellegi poolest näha, et Kristjan on nii kaugele jõudnud sellel alal, siis et väga lahe. Kuule, aga üliäge. Naudi tänast õhtut ja loodame siis, et Tõniste paneb ikkagi oma vastase kotti. Aitäh sulle! No nii, olen kinni püüdnud siis raske kaalu mehe Uku Jürjentali. Kuidas tänane õhtu siis sinu jaoks tundub või see kogu melu ja emotsioon? Ma arvan, et väga võimas, et MM-ad teist sihukest üritust meil ei ole Eestis. Väga kõvad vaidid on siiamaani olnud. Sa oled täna Tõnistel nurgas või oled jah? Jah. Tegite koos ettevalmistust ka? Ei ole teinud, ma tulin lihtsalt pigem vaimseks toeks. Kelle fighti veel, kelle enim ootad siis? No kõik on põnevad, no Kutsar kindlasti huvitav, Michael. Siiamaani on ka ju väga palju on olnud huvitavad. Mulle meeldib rohkem striking. Kabanets näitas väga head taset minu arust, et pro debüüt ja... Aga ei, äge. Millal siis sind ringis näeme? Ma veel välja ei reklaami seda nemad ametlikult, aga õige pea. Näeme? Näeme. Super, aitäh sulle. Ja nii, lähme otsime siis kohalike superstaaride lauast ka, mida mehed arvavad õhtust ja kellele enim kaasa elama tuldi, nii et lähme otsime nad üles. Tere õhtust, sõbrad! Tere õhtust! Mina olen kinni püüdnud siin siis tuntud inimesed, Genka on siin, Sevakir on siin. Meid mõtles ka vaata, et Okei, tuntud inimesed. Tuntud inimesed. Kuulsad Eesti inimesed on siin. Kellele täna enim kaasa elama tulite? No ikka oma Eesti poistele ja tahaks näha, kuidas Astur, Tõniste, no Mäeste okei, sai juba väikse joke'i, pole hullu, järgmine kord edasi.
kutsuda, ühesõnaga kõikide poolt elame kaasa ja tahaks näha ilusat fighti ja ilusaid KO-sid. Olete ju mõlemad tegelikult käinud ka teistel suurtel üritustel, mis Eestis toimub. Kuidas siis võrreldes tänasega see melu ja on midagi teistmoodi või kirjeldage seda? Küsisite tema käest. Inglise keeles selle kohta üks sõna. The best! Vaata, sa ei saa midagi muud öelda ka, vaata. Sa oled selle nägu ju. Väga äge. MMA, vaata, teine esine. Selles mõttes nagu, see võib minna nagu natuke nagu maadluseks, siis võib-olla tavainimene ei saa aru, me püherdavad seal maas, on igav on nii-öelda. Aga tegelikult see on kunst, see on ilus, see on nagu hea vaadata, et kui sa aru saad, siis on nagu teine asi kohe. Et selles mõttes siin kindlasti võib-olla actionit on tihti peale rohkem, on ju. Jah, mäng on mitmetahulisem nii-öelda, kuulge, aga nautige õhtut ja aitäh. Aga küsimus on selles, et millal sina sinna astud, sest üks mees juba tegelikult switch up'is MMA-sse. Kaks tükki tegelikult isegi. Vara öelda. Ma proovin ikka enda põllu peal kõigepealt kartulid ära võtta ja siis vaatame. Vaikselt hakkama valmistuma. Vaikselt. Ja, vaatame, teeme enda põllu tühjaks kõigepealt. Teeme. 15. november. Let's go. Kuule, aga aitäh, nautige õhtut, tšau. Fightid on väga head olnud. Aina verisemaks läheb. Kabanet siin tõmbas Elpsid sisse, lõikas ikka täitsa laial. Täpselt siin samas meie nurgas siin ees ka väga hea oli vaadata. Poiss oli blondeeritud pärast fighti, oli ginger. Punaste tippudega. Nüüd muidugi Randel võitis turniiri ära, Tonn taskus, kägistas ära. Päästest kahju natuke liiga ruttu nagu läks, jäi kinni ja kuidagi sai ise korra selle kontrolli kätte ja siis lasi ennast ümber keerata lihtsalt ja siis nagu jälle kadus siuke keskendumine ära ja see kael oli seal mitu korda vaba. Aga nüüd ju tuleb Elite Striker Allan Volostõh teeb oma pro-debüüdi, et siiamaani esimene oma 6 kilo raskema balloon meie vastasega. No, et see tuleb kortsu lüüa lihtsalt. Vaatame. Allan Volostõh. MMA pro-debüüt algas sellise pauguga, 15 sekki põhimõtteliselt jõudis fight kesta ja vastane oli põrandal. Võtta ise oma sõnadega kokku. Et mul on väga hea tunne, et kõik läks niimoodi seekord, et tegelikult natukene kurb, et ma ei saanud näidata kõik enda ettevalmistust, mida ma tegin selle aja jooksul. Aga no minu jaoks ka see on hea selles mõttes, et ma ei saanud mingi trauma ja siis on taastus ka tuleb päris kiiresti ja vist näete mind juba varsti alles jälle ringi. Enne pressikonverentsil küsisin sult, et kas su karjäär jätkub edasi MMA puuris või tuled tagasi kickboxis, ütlesid, et kui tuleb pakkumine, siis sa kindlasti jätkad MMA teekonnal. Pärast sellist õhtut, ma arvan, tuleb pakkumine. No loodetavasti tuleb ikkagi, et ma arvan jah, väga võimalik, et näete mingi hetk mind uuesti puuris. Kas nüüd on järgmine rajun välja hõigatud aprillis? Kas vahepeal, kui tuleb kuskilt mujalt veel mingi pakkumisi, on see siis kickbox, thaibox või MMA, oled sa uuesti ringis või puuris? Olen 100% olen jälle ringis või puuris, et vaatame, mis pakkumised tulevad, aga ma olen valmis ja tahan mõlemal spordil nagu veel osaleda nii thaiboxis kui ka MMA-s proovida. Igal juhul palju õnne, suurepärane MMA pro-debüüt ja korralik paycheck 15 sekundiga, nii et palju õnne, tubli.
Nico Alton and Cole stop the action at the end of round number 1, with King Surashvili unable to continue. For your winner, from Estonia, Raiko Kutsar! No nii, Raiko Kutsar, väga ilusad low-kickid kohe alguses, tõmbasid mehel tempo maha. Võta ise mõne sõnaga see fight kokku praegu. Low-kickid töötasid, vaatasin kohe ära. Ma muidugi tahtsin kalfi lüüa, aga see läks kuidagi põlve õnlasse talle, vaatasin, et see toimib, siis mõtlesin, et ta ikka bloki ka, et ma panen sinna edasi, las olla siis. Ta taganes hästi palju, mida ma ei oodanud, ma ootasin, et tuleb nagu rohkem pressima sellega, et ma saaks kätega pihta, aga kuna ta nii palju taganes, siis mu käed jäid nagu lühikeseks, ma ei astunud nii palju välja ka ja ma teadsin, et tuleb maadlema, et ma ei saa nagu peale 3. löökida jälitama minna, muidu ta tuleb kohe mulle puusadesse ja siis käed jäidki natuke lühikeseks ja lõpuks, kui ta tuli maadlema, siis ma sain aru, et ma olen tast parem maadluses, saan püsti ja siis nagu näiteks natuke julgemaks. Aga kuna ma seda mugavat distantsi kätele ei leidnud ja ma sain aru, et ma seina ääres olen nagu parem temast ja tugevam, siis lõpuks ma sain aru, et ma peaks seina ääres selle ära lõpetama. No jah, raundi lõpus hakkasid talle korralikult pihta saama, need samad nii-öelda lühikesed löögid ikkagi lõpuks nagu ländisid ja tänu sellele hakkas ta tegelikult taganema ja siis saidki ta seina ääres kätte. Me omavahel poistega arutasime, et sul oli täpselt siuke ilus nurk, et siit astuda küünarnukiga sisse, me hüüdsime ka, aga need apperid töötasid seal piisavalt hästi, et seda vaja ei olnud, aga super tulemus, vastase nullirekord läinud, mis järgmiseks sinul? 11. aprill Raju, kindlalt olen kohal ja kui siin jõulude ajal mingi matš tuleb, midagi on siin soolas muidugi. Aga vaatame, kuidas tuju on, et kas tahad minna juurde kämpi veel edasi, et see on päris kurnav tegelikult ja kuna ma selle kämpi ajal juba olin Poolas ja igal pool mujal, siis ma võtsin nii palju aega, võtsin teistelt teemal, et kui ma nüüd juurdel ka selle korstnasse kirjutan, siis sa tuled siukse kivi südamel tagasi, et mille jaoks selle.
mõtle nüüd 4.-5. raund oleks veel. Ta tahtis noori. Korralik sõda. Ladies and gentlemen, before I announce the official decision, let's cheer for both warriors in tonight's main event. What a fight! And after 3 rounds of action, we go to the judges' scorecards, who scored about 30-27 Herchuk, 30-27 Astur, and 29-28 for your winner by split decision. From Estonia, Michael I called it. A lot of different opinions from the referees. None of them agreed with each other. Split decision. One of the refs had all 3 runs to Herchuk. He's got to be so relieved. The sort of nervousness you have when you stand there. If I could have gone either way, it's hard to imagine. So it must be an incredible relief for Astur. And good sportsmanship here between the two. As Astur takes the moment in with his hometown fans. Gets ready for an interview with Steve. I am here with your very own Michael Astur. Michael, that was an incredible performance. That was a war. How you feeling? I'm gonna answer in Estonian because I'm too tired and this arena is full of Estonians. Aitäh kõigile! Listen, brother, I don't know what you said, but apparently it got the Estonian crowd fired up. Talk to me about that fight. It was so hard, crazy. Oscar's very tough, crazy endurance, crazy man. I was a bit mad at him because he didn't make weight, but he got me some extra money. So we even now, but he's a tough guy, and I'm just super happy with the performance to get the victory in my home crowd against this tough, experienced MMA fighter. He's a fucking beast. Yeah, absolutely a beast. That was an absolute war. Congratulations once again on an incredible performance. Tell me what's next for you, though. After this battle, I want to go to my locker room, lie down for a couple of hours. And then I'm just super happy for Raju trusting me and giving me the main event, putting this awesome show. So Evekon Raju, Evekon guys, and Ott Tõnissaar, I want to thank you a lot. You know, we've had some good knockouts today, but we haven't had a war like this in the main event. I don't care who gets the 2,000 euros. I want mine. An incredible performance, absolutely exceptional. Congratulations. So thank you, Tallinn. Evekon has made the decision. Performance of the night today goes Allan Volosatõh. But this is not the end. Evekon also put out another bonus, which is split between Michael and Oscar. So Michael will get extra 1,000 euros and Oscar will get extra 1,000 euros for this performance. Thank you! Korralik õhtu. Very tough. Palju õnne, Michael, 5-0 on tõsiasi. Kahju Tõnistest, kahju meestest, aga see on sport. Selline see sport on. Üks hetk võidad, teine hetk kaotad. Aga Michael pole siiani veel seda tunda saanud, mis tähendab kaotada. Nii et kõva, korralik dogfight. Oleme teel siis pressiruumi. Vaatame, kas saame main meniga ka siis korra juttu rääkida. Seal kindlasti on korralik järjekord. Aga siin ruumides on tunda, et hokimehed on tööd teinud.
mega äge, selline üritus tuli Tondiraba areenasse ja saime kõike, saime KO-si, saime lukke, saime korraliku dogfighti, saime amatööris ka väga head taset, palju õnne kõigile võitjatele. Amatöörturna Randel tõmbas kohe luku ära seal finaalis, seal ei olnud midagi näinud, tagant kägistus, väga puhas ja väga ilus võit. Läksime profifightides üle, no ennem seda muidugi oli Kabadets veel ka, kes lõikas siin täiesti vereloiku siin ühe vennana, täpselt meie laua ees siin, loigus oli täiesti. Korra jah, siin arutasime, et kellele anda performance of the night, no ongi keeruline. Üks vend lõhub 3 raundi niimoodi, et full domination, järgmine vend tõmbab lukku, täiesti 15 sekundiga löödi üks vend nokki, palju asju, aga jah, siiski mina olen sellega nõus, et seda tihti ei juhtu, et sa 15 sekundiga kellegi täiesti laiali lööd ja eriti veel pro debüüt, et esimest korda tuled täiesti uude maastikku ja teed seda selliselt, et palju õnne igal juhul kõikidele võitjatele. Evekon Raju 18, main event, Maicel Astur näitas tõeliselt sisu, epic õhtu, korralik dogfight ja mina ütlen müts maha Oskari ees, et sellist sitkust ikkagi saad niimoodi põlve. Käis peale, kogu aeg otsis oma overhand ja oma haake lihtsalt, aga jah, tabas ka muidugi meeletult, Maikelil ei olnud kerge tööpäev, oleme ausad, aga Maicel ikka oma sisse-välja, väiksed jääbid, põlved, väiksed frontkickid, asjad, see kõik toimib tegelikult. Igal juhul võtame selle õhtu kokku selliselt, et eepiline õhtu oli kõike, nagu ma ütlesin, nokke, lukke, dogfighti ja ma arvan, siinkohal tõmbamegi tänaseks õhtule joone alla. Aitäh kõigile, kes te meile kaasa elasite. Ja Raju 19 on uuesti Tondirabas. Aprillis. 11 aprill 2026. Let's go. Let's go.